Hello, minu projekt Kuur. Põhimõtteliselt siin on see plaan, mille ma mõtlesin kunagi ammu välja. See oli vist isegi enne seda, kui ma hakkasin kohta välja mõtlema, et ma teadsin, et ma tahan kuuri teha. Koht oli väljas, tegin mingid augud, naaber kaevas augud, siis tegime karbid, särki-värki. See oli kõik suht puusalt tegemine, aga ma ei tea, see tuli üsna nagu enam-vähem välja ka, et noh, oli küll mingisugune ei line up inud kõik need asjad hästi, aga nagu see lõpuks tuli, noh, midagi tuli ikka välja. Et siin on näha, et ma panin keermelattidega alguses ja mõtlesin, et ma teen nagu ümber ja siis ikkagi kõik need asjad mingi jooksvalt muutusid. no boonus oli see, et see saematerjal oli kõik nagu endalt. ma ei pidanud ostma, et selles suhtes, kui tuli nagu kuuri enda hind üsna väike. aga jah, tegelikult ja need on eelmisel aastal tehtud ehk 22 sügisel ja siis oligi. 23 algas tegelikult sellega, et vaja teha oli pellik, sest nagu kuskil on vaja käia, ma ei tea, ajalehte lugemas. ja siis sai see ka tehtud mingi scrap puidust kokku. aga see ei saanud ka suht kiiresti ei saanud valmis, et see oli nagu algusraam ja kõik see tuli mega kiiresti. siis kui hakkasime nagu veits ilusamaks tegema seda, siis see lihtsalt venis. ja see oli esimene kord, kui ma katust panin, see oli nagu fucked up, sest et see ei läinud üldse nagu ühes reas. aga kuna see oli plastikkatus, siis ma sain painutada veits. ja siis tuli selline pisut teistsugune. Kaisa tegi enamuse sellest värvilisest ja need lilled ukse peale ja päris cute tuli. ma üldse ei ütleks, et halb oli. ja nüüd siis tuleb järgmine. oi, stopp, pljat. Nice. okei, see läks ilusti siit edasi. ma mõtlesin, et ma pean rekordima kuidagi teistmoodi. okei, igastahes meil oli kõik nagu suvi suht ära planeeritud ja meil oli vaja teha, kus mu mikker on, meil oli vaja teha nagu erinevaid asju, enne kui me saame tegelikult päris kuuriga pihta hakata. ja siin oli üks ait, kuhu oleks, no see oli täiesti kinni asju. see oli täis, seal ei olnud sittagi ruumi ja blablabla. ja siis me tegime selle tühjaks. aga kuna maja on ära vajunud, siis see põhimõtteliselt vajab kunagi nagu tõstmist. ja no kui me juba ruumi koristasime, siis me mõtlesime, et davai, me teeme uue trepi ka sinna. ja noh, ega siin suurt midagi rääkida ei olegi, et no siis oli see, et võtad ühe projekti kätte ja siis sujuvalt läheb edasi. siis kui trepp oli valmis, siis me otsustasime, et siin vasakul oli kuur vanasti või noh, mingi puiduark, puitu hoiti. ja siis me tegime sinna putka, näed, seal on mingi vana peldikuks. see on kuivkäimluks tegelikult, mitte peldik, okei. ja siis me tegime selle sinna, hakkasime tegema. nojah, seda, et siis saaks mingit tööriistu, aiatööriistu ka kuskil hoida. ja noh, siis oli esimene see servamata laua siis nagu ülespanek, see, et sai proovitud, kuidas see läheb. samas ma ei mäleta ka, võib-olla see, jah, siin külje peal on näha sitaks puid veel ja kõik see ja see oli mingi lasuur. ma arvan, et pähkel või midagi sellist. ja 2 korda käisime üle. tõenäoliselt niisugune väike visuaalne pool oleks ilus. ja siis otsustasime, et siia rohkem puid ei pane, et sel ajal ei ole mõtet enam. nüüd on puukuur selle jaoks. aga kuna mul said nüüd pildid otsa, siis mul siin, see on viimane pilt sellest kuurist. tagasi kuuri juurde tulles, siis kevadel tõime veel kruusa. no ilmselgelt, sest see kõik on seal ülisavine. kui kevadel seal kõndides, see oli lihtsalt massive vee all. aga veits kandade tegemises ka, et kuna ma olen nagu ikkagi täis juut, siis ma ei tahtnud sentigi raha raisata. nagu üleliigset raha. no miks mitte, et kõik raha, mis alles jääb, saab millegi muu peale kulutada, jah.
et mul oli üks idee veel, mida ma nägin nagu obviously videost, oli kasutatud U-karpi või U-profiili tähendab. See oli sihuke, see oli tummine, see sitaks tummine oli ja see oli mingi 10 korda lihtsam variant kui see, mida ma praegu siin teen. Puurin mingi auku, suuremat auku, veel suuremat auku, siis külje peale auke. Palju puurimist. Selle profiiliga oli niimoodi, et ta pani profiili betooni sisse valamise ajal. Enam-vähem sirgelt, fucking sääsed. Kui te vaatate seda videot talvel, siis nagu nautige. Sest et suvel on sääsed. Kevadel on juba sääsed. Tuleb tegelikult praegu sügisel mingid sääsed on mul akna taga. Suvel nad on õues. Igastes kuhu me jäin. U-profiil. Ja. Nad olid betooni sees, sa lõikad puidu täpselt samamoodi nagu tüki välja nagu siin. Aga selle profiili enda kallal tööd põhimõtteliselt üldse ei olegi. Et seal ta vist, ma ei tea, sinna profiili sisse oli augud ära puurinud, aga puitu mitte. Ehk ta pani puidu püsti ja siis võttis suure puuri, lasi läbi puidu ja pani seal, ma ei tea, poldi või keermelati või mida iganes läbi. Et ma arvan, et mul läks terve mingi päev nende väikeste metallist asjade tegemise peale. Et see oli suht palju aega võttis ära, aga kuna mul oli suvel, ei tea, ma võtsin puhkuse vist mingi kuu aega, 2 nädalat. Täna ma ei mäleta enam. Igatahes kõik see aeg kulus ära. Ja siis mul oli aega teha. Tegelikult üldse, kui maal midagi teha tahad, siis papsi ja tööl ei tohi käia. Fucking, no, ei mingit tööd, ainult maal kodutöö. Yes, aga kodutöö on lahe. Näed, ma olen nii õnnelik seal. Vaatan oma puitu, ma olen lihtsalt nagu, fuck yeah, vaata, kui hästi see matchib siia. Instant boner. Igastahes jah. Ja siis see keermelatt, mis mul seal all oli, selle betooni seest väljas. Ma lõikasin selle lühemaks. Ma ei tea, kas ma siin ka juba olin ära lõiganud. Igastahes ma pean nüüd augu sisse puurima sinna puitu ja ongi kõik, et iseenesest kui need metallkannad olid juba valmis, siis seal edasi ei olnud enam midagi, sest et mis puidu sisse puurida on kögöši. Mingi paar ja ongi korras. Vaadake nüüd. Terve põhimõtteliselt auk juba sees. Et see oli jah, üks asi, mida ma võib-olla teeks teisiti. Aga võib-olla, kui ma veel kord kunagi peaks kuuri ehitama. Ma rutan ette endast. Kuur ei ole veel valmiski. Te tahate ju näha valmis kuuri, on ju. Yes. Aga samal ajal käis ka tegelikult veel projekte. Mis ma mõtlen, mul oli obviously see kuuri projekt. Siis oli vets, siis oli ait ja aidaga kaasas oli trepp. Putka, võime laudist. Aga tegelikult veel samal ajal käib elumajal katusevahetus. Aga nagu ma nii kõva vend ei ole, et seda ise teha. Ja et siis seda tegid töömehed. Aga ma näitan pärast ka mingi paari lõiku sellest katusest ka. Et see põhimõtteliselt sai sama kiiresti valmis, kui mina oma seda kuul tegin. Ma arvan jah, 1,5 kuud oli umbes. No minu oma tegelikult sai sügisel alles valmis. Siuksed nipet-näped asjad. Jälle rutan ette. Põhimõtteliselt kõige parim suurem abimees. Kui sa üksinda midagi teed, on see fucking käru. Sa paned täpselt keskel ja ükskõik kui raske see fucking palk on. Lebo lihtsalt. Kui ta ümar ei ole, siis on veel lebom seda vedada. Kui sa saad täpselt keskele, see on nagu udusulg ja sa ainult lükkad. Ja lükata ei ole üldse keeruline. Et selles suhtes see oli lihtne. Aga jah, nüüd te näete, kuidas ma siin üksinda jebin ja möllan ja panen ennast aega väga ohtlikku olukorda. Või no, mina ei tea. Kõrvalseisja jaoks. Minu jaoks see väga ei olnud ohtlik. Yes. Vaata. Ja hästi sobib. Okei, sorry.
lasen teil vaadata. ei sega teid rohkem. ma äkki ühe korra segan veel. näed, ma keeran mutrit peale. okei.
veidi oli ka talvel läinud hallitama lauda, mul olid needsamad poolpalgid ja siis väiksemad poolpalgid olid ilma väikeste vahedeta ja noh, niiskus ikka läheb hallitama. Väga hull ei olnud, ma sain suht palju maha lõigatud, eks osa nagu puit oli küll sihuke veits ihvi. Aga noh, see selleks. Nüüd ma pidin nad üles saama. Suht nagu loovaks pidi minema. Ma alguses tahtsin, esimese hooga tahtsin nagu kohe üles saada, et üks äär, teine äär ja siis ma sain aru, et täna ma murdun pooleks. Ja siis ma tegin niimoodi, et mingi poole meetri või meetri kaupa. See töötas ka. Külgmisi ma muidugi ei pannud nende sellisel viisil. Et siis tuli Alveri appi, no ta on naaber, et tal on super avant ja tõstsid üles ja tal olid paar töömeest oli ka veel seal, et siis läks sups ülikiiresti. Et ma oleks mingisugune mitu tundi jännanud ja kruve sinna sisse ja mingi jebinud, et aga põhimõtteliselt käis siukesel viisil. Mul ei olnud muidugi kedagi kõrval, kes vaataks, et kas asi on sirge, et nagu kuidas see sobib. No ja ma ei kasutanud nööre ka, ei tõmmanud diagonaalselt nööre. Mul vist oli laser ja mul oli laser, millega ma mõõtsin kaugust. Aga see oli ka jällegi siuke enam-vähem. Ja nagu mida aeg edasi, seda rohkem ma saingi aru, et tegelikult jumala pohhu, kuidas see välja tuleb, et kas see on veits kruked või mitte. Sest et tähtis on see, et katus saaks sirge. Ja et nagu visuaalselt vaadates ei oleks palgid väga kõverad. Sest et lõpuks ma ju ikkagi seon nad ära. Et see on jumala fine. Ja üldiselt mul nagu väga hullult seal nagu probleeme ei tekkinud. Kui ma pidin värvima ja tegema neid kuradi lasuuritama. Tegelikult hea mõte oli palkide lasuuritamine, aga see, mida ma siin all teen, ma alustasin juba ja siis ma ei saanud enam pooleli jätta, sest ma mõtlesin, et nagu, kuidas ma jätan täiesti poolikuks. See on kohati on kollane ja siis kohati on tavaline puu. Ja noh, nagu me teame, siis puu ajapikku läheb siukseks halliks. Ja lasuuriga mul peaks olema selline kollakas toon. Ma isegi ei tea, kui pikalt. Võib-olla ongi püsivalt kollakas, et ei tuhmu ära. Aga ja ma sidusin põhimõtteliselt need, vaata mõtlen, poolpalgid nende postidega sai tapitud ja mingi iso naelad, ma ei tea, mis 30 senti pikad naelad, võib-olla isegi pikemad. Need andis naelutada sinna sisse. Et tapid ja naelad, et kruve sai ka pandud. Näiteks need samad kolmnurgad, mis seal on, mis peaks toestama. Ma panin sinna naelu ja ma panin ka sinna kruve. Et põhimõtteliselt need, kus naelad said sisse löödud. Need naelu ei täis sisse lüüa, aga nagu on üsna kindel, et need kruvid lähevad katki mingi hetk. Tšau, Kaisa! Et jah, see oli suht raske. Aga noh, ei tea, ilmad olid ka räme soojad. Et ega ma väga õhukeselt riides ka ei olnud, sest ma panin fuck päike lihtsalt. Ma ei tahtnud üldse päikest saada. No ega sellest pääsu väga ei olnud. Ja kuna ma olin see võssi ääres, siis seal oli sitaks sääski. Ja nagu see oli ka üks viis, kuidas ma nagu pidin valima, kas see kuumus või sääse, ja siis ma teen pigem pause ja joon vett, kui mingid sääsed söövad. Sääskedega on okei, fine, nad söövad siin ja siis mingisuguse lähed magama õhtul ja lihtsalt nagu igalt poolt süge läheb, siis kratsitöö sul äkki ja siis ma ei nagu et läheb küll. Ja kui ma neid nurkasid üles panin, siis ma olin veits mures, et see elamine seal mul kõikus üsna palju veel. Et ta ei olnud nagu väga hästi ära seotud. Mul ei ole keskelt ära seotud, et keskelt keskele. Et mõlemad keskmised liikusid. Tagumine, see madalam pool liikus rohkem. Et see oli veits spooky. Aga see sai ka hiljem videos on näha, kus see oli ka ära fiksitud.
Näed, siin taga on need nukad puudu. Aga siia ma teen nüüd pikenduse. Ma vaatan, palju vaja on ja hakkan ülevalt roovi panema. Alt kõigepealt panen kinni. Ülevalt siis alustan roovipanekuga ülevalt. Nüüd on allapoole. Ja siis ma tean, palju mul puudu jääb umbes. Ja siis ma teen pikenduse 150-sest. Siis ma ei pea lõikama palju. Mõned olid kõverad, aga see ei loe. Siuke väike maja on siin.
Nüüd hakkab täna õhtune tuur jälle. See, mis ma täna ära olen jõudnud teha. Lõket olen jõudnud kõvasti ja selle on jõudnud ära põletada siis nagu kõik Meelistri määredes. Mina siis tegelesin täna koristamisega. See tuli koristamise päev. Siis siin on kaste nüüd rohkem. Siin on 3 kasti. See kast on täitsa täis. See kast on siuke põhja peal. Ja see on ka põhimõtteliselt täis. Nii, siis ma tegin keppidel oma väikese aluse. See on täis. Herilaspesa on seal sees. Fucking herilased on igal pool. Nägid jah, kuidas nad sisse läksid? Nad on igal pool. Mis on mental? Käisid taga. Ja siis selle sain ka täis. Ja siis eile ma panin sinna katuse peale. Täna panen teistele siin katused peale. Siis ma tegelikult rohkem ei olegi jõudnud midagi teha, sest et see põletamine võttis mingi põhimõtteliselt enamus päevast. Hommikul ma teipisin seal. Korsten on veits kruked. Ja siis ma pean veel teipima, aga ma vist jätan hommikusse selle. Sest et ma juba tegin joon ahvenat ja siis ja nagu koristamine on tütöö. Ja koristamine. Siis homme teeme kuuri ainult. Ja kuuri siis üks sein oleks tore, kui saaks valmis tehtud. Eks paistab, kui palju me sellest ära jõuame teha. Kui jõuame täitsa valmis, siis võib-olla hakkame tegema ka seda esiseina paremalt siin. Et äkki teeme toda ka. Too on juba veits keerulisem, sest et seal me tahame panna ju neid laudu sinna vahele. Eks paistab, kui hästi meil see õnnestub. Või kui ei õnnestu. Jah, niuke värk. Mis siin veel huvitavat toimunud on? Kass on ka siin veel. Tegelikult ka nagu, ta on praegu kadunud kuskil. Ta ennem oli toas, aga ta on mingi mäster ukse avaja, nii et hüppas lingi peale. Tegi ukse lahti, et tõmbas nahka. Siis uks läks lahti ja siis ma ei nagu, fuck, ma või ukse järgi jooksma. Ja siis kass arvas, et ma lähen teda püüdma ja siis ta tõmbas vastu maad. Aga ma panin ainult ukse kinni ja siis ta teda ei püüdnudki. Funny joke, funny, mis on funny. Nüüd ma näitan selle kasvuhoonet ka, see on kõigest 3 minutit video. Video pikkus võib olla 8 minutit. Nii. Okei, siin erilasi ei ole. Süüsa. Nüüd on vahet. Siin on beebitomatid. Beebitomatid seal. Tõmban lähemale, siis sa näed. Näed, see on beebitomat. Näed jah? Näed jah? Okei. Nägid. Väga hea. Hästi palju õisi on jälle. Arbuus teeb mingit oma kasvuvärki, siin äkki peaks talle väetist valama. Mine tea, ei tea. Kõik kasvab. Kurkad, kõik on nagu lihtsalt ulma. Näed, mingi vend seemendab seal praegu. Teeb õiele värki. Ja selle peaks minema viskama. Ma peaks tegelikult kastmaga minema. Kas sääd? Oota. Jop, ma ei saanud lahti tõmmast. Mistun maha siia. Ei saa ka, sääsk. Sääsk, tõmbad tulna. Nii, põhimõtteliselt ma olen skippinud päris palju sellest seinaehitusest. Ma ei teinud eriti videosid ka, sest et see oli kõik suhteliselt nagu kõva improviseerimine, et näha, kuidas see üldse välja tuleb, sest ega seal oli niimoodi, et paned laua seina ja siis tõstad ära ja siis ei sobinud ja nii edasi, et no, ma tegin pigem progressis pilti. Siin on need külje peal plekid, need jäid vanast elumaja katusest alles.
siis mõtlesin, et nagu fucking hea mõte on, et seal ära kasutada. ja ette samamoodi, kuigi ma praegu vaatan, siis tundub nagu oleks võinud jätta ette üldse pleki panemata. et see puit näeb isegi veits seksikam välja. aga noh, ma värvisin ta halliks üle ja tuli päris hea. ja ette said siuksed nagu, ma ei tea, klaveriklahvid. et selle üle oli päris palju vaidlust, aga lõpuks need ikkagi said sinna. ja uste tegemine oli actually räme fun, sest et ma ei ole kunagi varem uksi teinud ja noh, hinged olid mul olemas, ma teadsin, et ma tahan tummiseid hingesid, aga ma ei teadnud, kuidas neid uksi teha ja siis nende ülespanek oli sihuke katsetamine, et nad nagu pidid päris loodis olema, ma ei teadnud uste ülespanekust tegelikult mitte midagi. ja siis oligi niimoodi, et me panime mingi, ma ei tea, mitu korda. alles selle väikse uksega oli niimoodi, et see läks vist esimese korraga peaaegu. aga selle väikse ukse tegemisel mul oli üks kruvi ees ja ma puurisin seda ja ma ei tea, see oli suvel, kui ma selle üles panin. praegu on november ja mul on käsi siiamaani valus. ma tegin küünarnukile liiga. aga jah, sihuke ja see valge osa, mis siit näha on, see oli sihuke katsetus. mul jäi korstnaehitusel veits üle seda, tegelikult sitaks jäi üle seda krohvtsementi. siis ma mõtlesin, et ma nagu seon ära, vaatan, mis kevadel siis sellest saanud on. et kui hästi ta välja on tulnud. no ja see on see kuuri osa. ja ma mõtlesin, et ma jagan kuuri pooleks. nagu see tuli alles hiljem see mõte, et ma jagan pooleks ta. sest et ma tahtsin alguses nagu täielikult seda kuuri kinni, noh, panna niimoodi, et noh, puud on sees, sellest kahest uksest saab hästi sisse tuua. ja siis ma hiljem mõtlesin, et no ma saan ju mingid sõidukid sinna panna või aagist või mida iganes, et mul neid puid ei tule tegelikult nii palju. aga noh, see on need välimised riidad, mis ma sisse tõin. et ja nüüd see talv tuleb veel juurde. et see on nagu suht massive kogus tegelikult, mis mul siia tegelikult tuleb. ja no kuna mul praegu kütet põhimõtteliselt sees ei ole majas, siis kõik põhimõtteliselt jääb seisma sinna. et jah. ja viimasena jätan siia videosse veel selle maja katuse, mis sai vahetatud. vana eterniidi asemel tuleb ilus punane katusakendega katus. vasak korsten on tegelikult selleks ajaks juba ammu läinud. Sinna asemele tuli uus, selle me ehitasime ise, aga katuse vahetasid töömehed ja tööd oli palju tegelikult, et isegi ei kujutaks ette, et ma oleks pidanud seda ise tegema. isegi kuurikatuse tegemine oli väga raske ja see oli lame katus, et seal peal sai kõndida normaalselt. ma sain üksinda nende plaatidega seal üleval hakkama, et tänka, et mul isa tuli appi ja andis nagu neid plaate all kätte ja tõi kohale, et aga kõik see muu värk on veel tegemata siin majas. ja siin on tööd kõvasti. maja saab oma video, nii et ma väga pikalt majast ei räägigi. nii palju, et noh, see moodulkorsten sai tehtud ja noh, need osad, mis siin praegu näha on, neid enam ei ole. tegelikult ammu ei ole, aga jah, maja saab enda video, nii et have fun ja nii et tšau.